Tere! Nii, meid on kuulda. Super! Alustame vaikselt. Kõigepealt tere! Mina olen Frieda-Britt Noor, olen 4. kursuse arstitudeng. Ja mina olen Kadri-Liis Laas, 3. kursuse arstitudeng. Ja me oleme mõlemad Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi juhatusest ja meil on hea meel, et viimased vaprad on jõudnud siia kõige viimasele sessioonile ja loodetavasti teil on huvitavad 1,5 tundi meiega. Just, ning räägime teile täna natukene töökeskkonna tervishoiust. Mida me siis mõtleme töökeskkonna tervishoiu all? Täna me räägime just arstitudengite vaates sellest, milline see töökeskkond on. Ei, me ei räägi töökeskkonna riskianalüüsidest täna. Ei, me ei räägi ka rahast ehk et palgast ja me ei räägi ka füüsilisest töökeskkonnast ehk et me ei tule rääkima, palju uusi toole on vaja või palju uusi hooneid oleks vaja. Jah, räägime just vaimsest ehk psühhosotsiaalsest töökeskkonnast ja selle edendamisest. Ja muidugi me pole tulnud siia ka niisama vinguma, vaid lõpuks pakume siis omalt poolt teile maasikaks ka lahendusi. Ehk et esimesed 15 minutit võtame anamneesi, siis peame konsiiliumit, arutame natuke omavahel, mis meil on need probleemid, mis meil on need lahendused ja siis lõpuks kirjutame 15 minutit ka retseptikest. Just. Ning alustame siis anamneesiga. Kõigepealt oleks vaja siis töökeskkonna tervise uurimiseks võtta just anamneesi, sest nagu meile õpetatakse, moodustab see 80% diagnoosist. Ning selle teada saamiseks siis, mida tudengid arvavad, täna siis töökeskkonnast viisime läbi veebruaris-märtsis küsimustiku arstiteaduse tudengite seas, et uurida, kuidas näeb arstitudeng töökeskkonda meditsiinist täna. Ja tahame rõhutada, et kui teie võib-olla ei tunne, et asjad päriselt nii oleks, nagu me neil paista laseme, siis sellegi poolest on tegemist tudengi vaatega, kes teeb enda arvamuste põhjal ka tuleviku otsuseid. Ning meie küsimustikule vastas siis 120 tudengit ja praktiliselt oli võrdne jaotus kursuste vahel. Oluline on ka märkida, et 65% oli juba mingisugune töökogemus meditsiinis olemas. Just. Aga need, kes meditsiinis polnud töötanud, nende käest me mõistagi ka küsisime, et miks te sinna omadega jõudnud veel ei ole. Vastuseid nad andsid avas vormis ning üpriski ootuspärased olid enamus vastused, küll aga tuli juba ka tudengite seas sisse, et mujal valdkonnas on võib-olla palk ja töötingimused vahepeal natuke paremad. Palusime tudengitel anda meditsiini töökeskkonnale hinne 10 palli süsteemis, kus 10 on suurepärane ja 1 on alla igasugust arvestust. Nagu näha, saime päris kena normaaljaotuse ja keskmiseks hindeks saime 5,86, mis näitab meile, et tudengite meelest ei ole töökeskkond päris kehva, aga samas pole ka veel kaugeltki ideaalne. Küsisime tudengitelt avatud küsimuse, millises töökeskkonnas sa töötada ei tahaks? Küsimusele saime väga palju sisukaid avatud vastuseid, mis näitab, et tudengid väga hoolivad sellest teemast. Just. Ja palju toodi välja, et ei soovita töötada toksilises töökeskkonnas, ei soovita töötada hirmu täidetud töökeskkonnas, ei soovita töötada näiteks töökeskkonnas, mis on hirmu ning ärevusega autoriteedi ees. Toodi ka välja, et ei soovita töötada pingelises ja närvilises töökeskkonnas. Tsitaatide järgi just ei soovita töökeskkonda, kus ei austata üksteist. Ning ei soovita töötada üksteisega mitte arvestavas ja mitte toetavas keskkonnas, mida toodi siin välja näiteks 3. tsitaadi all. Kuna meie eesmärk oli kaardistada nii negatiivsema kui ka etteruttavalt positiivsema mõjuga töökeskkonna avadusi, siis andsime tudengitele ette mõned variandid ning lasime neil 5 kõige olulisemat enda jaoks ära märkida. Ja seejuures me ei küsinud otseselt praeguse meditsiinivaldkonna kohta, vaid nende ootuste kohta üldiselt oma tööandjale. Samas tasub tõdeda, et siiski on meditsiinitudengi peamine arusaam mõjutatud ikka sellest, mida ta näeb koolis, mida ta näeb haiglas töötades. Seega on see meie olukorrale ka üpris heaks peegelduseks. Kuidas siis vastasid tudengid küsimusele? Palun märgi järgnevalt need 5 töökeskkonna omadust, mis sinu meelest on kõige negatiivsema mõjuga. Enim toodi ikkagi välja seda töökeskkonna toksilisust probleemina, kuid see väljendus näiteks halbade kogemustena teiste arstidega konsulteerides või nõu küsides. Tunti, et neile on seatud kõrged ootused ning neile mitte vastates järgnes mingil viisil karistus.
see omakorda tekitas hirmu töö ees ning tunnet, et peaks justkui munakoortel kõndima. Tunti, et ei osata vahel otse omavahelisi konflikte lahendada, mis väljendus siis tagarääkimise või kaebuste esitamisega, selle asemel, et omavahel asju läbi rääkida. Ja toodi välja ka usalduse puudumist, mis väljendub antud tsitaadis näiteks mikromanageerimisega, kus siis tudeng võttis ka kolleegiga pärast ühendust, kuid kuna midagi ei muutunud, siis lahkus sealt töölt. Võõrkeeled on EAÜS-i jaoks üks südameteemadest ja me tegime ka eelmisel Eesti arstide päevadel selle kohta ettekande. See aasta me seda temaatikat puudutada ei kavatsenud, kuid võtta näpust. Ka tuli töökeskkonna puhul see üpris akuutse probleemina välja. Ja me teame, et arst ja patsient suhtes on väga suur mõju ja ka võimalik kahjulik mõju sellele, milline on patsiendi kogemus, aga me näeme ka seda, et arst-arst suhtest, eelkõige siis näiteks ka töökorralduste valesti mõistmise vaatest, võib tekkida päris palju kahju ka patsiendile. Ja mõistagi keelebarjäär ka mõjutab väga olulisel määral töötaja kogemust, viies lõhestatud kollegiaalsuseni. Ja me saame tõdeda, et me oleme olukorras, kus võib-olla varsti ei konkureerita mitte ainult töötajate nimel, vaid ka varsti juba eesti keelt puhtalt rääkivate töötajate nimel. Ja seda illustreerib meil siin taaskord üks tsitaat, kus tudeng tegelikult just keelebarjääri tõttu pidi meditsiinivaldkonnas töötamisest loobuma ja ei ole siiamaani julgenud ka tagasi sinna siis nii-öelda suunduda, kartes kohta siis samasugust suhtumist. Küll aga üpris ootuspäraselt toodi välja juhendamise puudulikkust ehk et vastustest ilmnes, et tihtipeale pole juhendajate ootused noorele selgelt sõnastatud ja nagu Frida ka ütles, vahepeal tuleb selle järele ka karistus. Seejuures peavad meie vaatest osakonna juhatajad mõistma, mida üliõpilased võivad teha, mida nad teavad ja mida mitte. Ja selle poliitika tavaliselt määrab ravijuht. Ja kui ta seda teha ei suuda, siis on parem tudengil sellel haiglast lihtsalt lahkuda, sellepärast et ta peab ka ise ennast hoidma. Teisalt ei soovi kõik arstid, me mõistame seda ka, mitte olla juhendajad. Ehk et me peame ka mõtlema selle peale, kuidas toetada näiteks koolituste ja mentorluste näol kõiki juhendajaid rohkem ning vajadusel ümber hindama nende koormust, kellel ei ole soont ega soovi selle teemaga näiteks tegeleda. Kokkuvõttes tuli meie küsitlusest välja, et halb töökeskkond mõjutab ning võib muserdada tudengit näiteks rohkem kui väiksem palk. Ka varasematest Eesti arstis publitseeritud küsitlustest tuli välja, et juhendatud olemine, aktsepteerituna tundmine, võrdsena koheldumine ja õpivõimalused on tudengile kohati olulisem kui suurem palk. Okei, aga miks see ikkagi siis kõik nii oluline on? Illustreerime nüüd lühidalt, millised need töökeskkonna mõjud on erinevatel tasanditel. Alustades üksikisikust ehk et kuidas see rohujuure tasandil meid endid mõjutab. Me teame, et pidev tööga rahulolematus, olgu see siis vähesest oskustest või vaimsest keskkonnast tingitud, tekitab kroonilist stressi ja see viibki meid ükskord läbipõlemiseni, mis on väga suur ja teataolev sõna meile kõigile ilmselt. Kusjuures uuringud näitavad ka seda, et Ida-Euroopas on läbipõlemise levimus suurem kui Skandinaavias ja Kesk-Euroopas ja Eestis süstemaatilisi uuringuid meil üldse selle kohta tehtud ei ole. Samas läbipõlemine erineb suuresti erialaselt, geograafiliselt ja tegelikult ka organisatsiooniliselt ehk et haiglast haiglasse. Sellest saame järeldada, et tegelikult üksikisikutena me saame ikkagi seda olukorda päris palju mõjutada oma igapäevatöös. Ja Maslach on kirjeldanud läbipõlemist kui 3 omaduse triaadi. Langenud efektiivsus, kurvatus ja depersonaliseerimine. Langenud efektiivsuse tõttu langeb ka kuluefektiivsus ning samas depersonaliseerimine ongi see, mille kaudu halva töökeskkonna mõju jõuab meil patsiendini. Vaatame siis natukene patsientide vaatest. Siin on näha, et halb töökeskkond tegelikult viib tööga rahulolematuseni ning läbipõlemise kaudu kurnatuseni. Uuringud ja teadus räägivad omakorda, et arstide ning ka teiste tervishoiutöötajate rahulolematus tööga, seesama niinimetatud toksilisus või siis ebainimlik ja vaenulik käitumine üksteisega ning arstide kurnatus langetavad tervishoiuteenuse kvaliteeti. See omakorda võib tähendada meditsiiniliste vigade tõusu ning patsientide rahulolu langust,
mis on järjest enam ka majanduslikult meditsiinile oluline. Nii, me oleme rääkinud üksikisikust arsti ja patsiendi tasandil. Kuidas siis mõjuga süsteemile on? Põhisõnumiks on siin kulude tõus, mis ei ole eriti üllatav, sest et halba keskkonda on lihtsalt kallis üleval pidada. Ehk et läbipõlenud inimene, võrdub langenud efektiivsus, võrdub rohkem haiguspäevi, võrdub kulude tõus. Ja ilmselgelt, kui meil on krooniliselt läbipõlenud inimesed, siis üks hetk murduvad ka nemad ja lähevad minema. Ning me peame selle võrra jällegi rohkem ressursse suunama tegelikult uute inimeste väljakoolitamisesse, mis viib meid järelkasvu vaateni. Reaalsus on see, et kätte on meile jõudmas arstide puudus. Viimastel aastatel on täheldatud migratsiooni välismaale kollegiaalsemasse keskkonda ning samuti mittetoetav töökeskkond ning läbipõlemine viib paljude arstide lahkumiseni. Samuti selle kõrval on veel teadmine, et meil on ka hetkel vananev arstkond, kus siis 65-aastaseid või vanemaid arste on ligi 1/4 arstkonnast. Selle kõige taustal leidis OSKA oma 2024. aasta uuringus, et järgmise 10 aasta jooksul on meil vaja asendada 1250 arsti ehk umbes veerand praegu praktiseerivatest arstidest. See-eest on Tartu Ülikooli koolituspakkumine OSKA järgi samas ajas 1110 lõpetajat. Arvutuslikult oleks siis puudus 140 arsti 10 aasta pärast. Samas tuleb meeles pidada, et see on arvestades hetkest taset ning siiski on hetkel arstkond ületöötatud. Lisaks selgus EAS-i poolt läbi viidud küsitluses 2024. aasta lõpetajate seas, et 22,5% lõpetajatest läksid kas välismaale tööle või võtsid üldse meditsiinist pausi. Selle järeldusena peame koos vaeva nägema, et noored püsiksid Eestis ja üldse meditsiinis. Nii, aga lühike vingumissessioon on tehtud, meil on anamnees võetud, me saime aru, mis enam-vähem viga võiks olla. Ja kuna me tahame ikkagi seda arutelu hoida huvitavana, siis me enda lahendusi veel välja ei paku, vaid et vaatame, mis selgub meil konsiiliumist ja siis hiljem pärast vaatame, mis tudengid siis lõpuks välja pakkusid. Vot, aga nüüd liigumegi edasi meie paneeldiskussiooni juurde ja kutsuksime ette oma panelistid. Esimesena kutsume ette Helen Reimi, kes on Tartu Ülikooli kliinikumi naistekliinikus töötav naistearst, kelle kliiniline põhisuund on endometrioosiga patsientide ravi. Teine pool tema tööst on Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonnas residentuuri prodekaani ülesannetes tagada residentuuri õppe arendamine vastavalt riiklikule tellimusele ja kliinilise eriala vajadustele. Nii, järgmisena me kutsume ette Priit Tohvri, kes on Põhja-Eesti Regionaalhaigla kvaliteediteenuse juht ning aktiivne sõnavõtja töökeskkonna osas. Ja viimasel aastal olnud ka Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi jaoks suur mentor meie uue strateegia kirjutamisel. Aitäh, Priit! Kutsume ette Kristi Liiva, kes on Meliva arendusjuht ning kelle vastutusalaks on muudatuste juhtimine, kliendi kogemus ning inimesed ja organisatsioon. Järgmisena kutsume ette Anna-Helena Ursula Malkovskaja, kes on Katrito kliiniku tegevjuht ning töötanud ka Tartu Ülikooli kliinikumis inimeste ja personali psühholoogina. Ning tema on ka näinud oma töös üpriski palju seda, kuidas inimese siseelu mõjutab seda, kuidas milline ta töökeskkonnas on. Nii et tema on seda vaadet täna esindamas. Järgmisena kutsume ette Heili Voodla, kes on telekommunikatsiooni ettevõtte Tele2 Eesti personalipartner ning siia kutsutud just nimelt, et tuua meditsiinist väljaspoolt värsket perspektiivi töökeskkonna kohta. Muuseas, Tele2 on aastal 2024 hinnatud CV Keskuse poolt ihaldusväärseimate tööandjate hulka. Ja viimasena tuleb meie ette Kristiina Tidemann, kes on 5. kursuse arstitudeng, Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi president, töötav abiarst ning siin, et kanda edasi tudengite häält. Aitäh, et olete kõik siia tulnud ning me oleme siin ikkagi pidamas konsiiliumit. Seega oleme kokku kutsunud erineva taustaga inimesi, et jõuda asja tuumani ning esmaselt teiega välja selgitada status presens. Seega alustaksime kohe küsimustega.
kas meie küsitluse tulemused olid ootuspärased ja mis seisus on Eesti meditsiini töökeskkonna tervis teie vaates? Helen. Ma olin nimekirjas esimene, ma aimasin kohe. Korda palun küsimust. Et kas meie küsitluse tulemused olid ootuspärased ja mis seisus on Eesti meditsiini töökeskkonna tervis teie vaates? Paljud punktid olid kindlasti õiged, kui ma mõtlen, kuidas tudengid seda maailma näevad, et kui mõtleme perspektiivi pealt, et on konna perspektiiv ja linnu ja siis on inimese ja nii edasi. Et siis mis perspektiivilt näeb tudeng, kes on tahes-tahtmata süsteemi kõige õrnem lüli, kui ta sealt alustab, jah. Ja ma ei kasutanud sõna madalam, vaid õrnem, jah. Et siis seda ainult heas mõttes on ta hästi avatud ja vastuvõtlik kõigele, aga samas ka nagu tõmbab enda sisse kõike nagu svamm natuke võib-olla rohkem. Nii et nende perspektiivist tuleneb, ma näen, kust need kommentaarid tulevad. Ja paljud neist vastustest võib-olla mõned üksikjuhtumid juhivad. Et tal on konkreetne kogemus, selle konkreetse kogemuse pealt ta vastab ja see kogemus oligi nii. Absoluutselt mitte öeldes, et see ei olnud nii. Aga kas see on üleüldiselt kogu süsteemis nii, võib-olla mõnes kohas ma ütleks, et igal pool ei ole nii, mis ei tähenda, et seal kohas oleks kõik hästi, mitte seda. Ja. Priit, sama küsimus. Et kas tulemused olid ootuspärased? Kui ma ise peaksin andma hinde töökeskkonna tervisele, siis eks ma kipuks andma natukene niimoodi sarnaselt sellega. Hästi mugav on seal keskel olla. Niimoodi 6 punkti juures või niimoodi, et ei ole halb, aga on ka palju arenguruumi. Mind natuke üllatasid tegelikult. Et just see, et seal hästi andis tooni see toksilisus ja ebalahked kolleegid. Sest et ka pärast lahkumisintervjuu kirjutamist mina olen hästi palju tagasisidet saanud, et tegelikult ei ole nii hull ja et meil ei ole nii halvad suhted ja tegelikult enamasti inimesed suhtlevad hästi ja minu kogemus on ka olnud see, et enamasti suhtlevad inimesed hästi. Seda enam olen kurb nähes, et see tegelikult nii tugevalt tooni andis meditsiinitudengite tagasisides, et siin ikkagi on tööd teha. Kristi? Ma töötab vist. On korras, jah. Hästi raske on niimoodi üle välja hinnangut anda, et olles ise ka küsitlenud inimesi, olles läbi töötanud meie 1000 inimese, Melivas töötab täna pea 1000 inimest rahulolu küsitluse vastused, siis ma arvan, et ma vist olen Priiduga ühes parteis, et on neid kohti, kus on väga kehvasti ja siis on neid kohti, kus on väga hästi ja siis jääb sinna vahele neid erinevaid pooltoone palju. Ehk et ma ei arva, et on nii must see pilt, kui vaadata seda toksilisuse osakaalu. Samal ajal on hästi nõus, et need inimesed, kes tulevad noortena töökollektiivi, nad ei ole mitte, kuidas sa ütlesid, mis see sõna oli, mis sa kasutasid? Õrn, ma ütlen, nad on kõige haavatavamad. Nad on kõige haavatavamas positsioonis ja sellepärast ma väga mõistan seda nende tagasisidet, mis seal oli. Ursula? Minu jaoks need tulemused ei olnud üldse üllatavad, sest et psühholoogina ma kahjuks olen järjest rohkem ka meditsiini valdkonnas töötavate inimeste käest seda sama kuulnud, mida teie küsimustikud ka meile näitasid. Ja sealjuures ma arvan ka, et olles ise ka meditsiinis natukene töötanud, siis ei saa öelda, et kõik on hästi must ja valge, et kõik on juba halvasti. Et on asju, mis on väga hästi, aga arenguruumi on kindlasti veel palju. Kristiina? Kas need tulemused olid minu jaoks üllatavad? Ei. Sellepärast, et paratamatult olles ise tudeng, see teema on hästi akuutne meie seas praegu üldse. Mina kui 5. kursuse tudeng olen veel nagu eriti selles teemas sees, töötades abiarstina ja ei ole üldse nagu harv küsimus, kui inimesed lähevad abiarstiks tööle, et Kristiina või ma ei tea, küsitakse kelleltki teiselt, et kuhu minna tööle või kuhu kandideerida, ja siis tuleb kelleltki teiselt kuskilt mingi vastus, et ei, ära mine kohta X, seal on arst Y ja seal on töökeskkond nagu ülihalb, et see on hästi akuutne teema selles suhtes küll, et ei üllatunud need vastused. Okei. Heili,
sinult me küsiksime hoopis siis niipidi, et mis on sinu kui meditsiinivälise ettevõtte esindaja vaade tervislikule töökeskkonnale, milline see olla võiks ja võib-olla kui sa tahad seda siin öeldud nüüd kuidagi kommenteerida omalt poolt, siis palun. Ja kindlasti tänapäeva noored on uuemate ootustega, nagu tuligi välja, õrnemad natukene. Mina kaasa arvata, et see generatsioon olen, ehk siis paratamatult ma arvan tänapäeval, kui me räägime töökeskkonnast, me peame arvestama noorematega, kes tööturule sisenevad ja midagi nemad ootavad. Ehk siis üleüldiselt rääkides võib-olla tänapäeva töökeskkonnast, siis ei ole ammu enam see ainult füüsiline töökeskkond ja ergonoomiline pool, et kas mul on see hea kontorilaud ja tool seal kontoris või kus iganes minu töökeskkond asub, vaid kogu see psühholoogiline pool sinna juurde, ehk siis kas ma üldse tahan hommikul tööle minna, kas ma pühapäeval tunnen ärevust ja hirmu, et ma pean esmaspäeval tööle minema või ma tunnen rõõmu. Ma arvan, arstidele ei pea rääkima, et missioonitundest tööd teha, aga ma arvan kindlasti see on sihuke oluline pool, mida toetab tegelikult kogu organisatsioon, mis saab siis ülevamalt poolt tegelikult alguse. Ehk siis kogu, võib-olla kui me võtame siis töökeskkonna vaatest, mis on ettevõtte väärtused, kas need klapivad minu enda väärtustega, kas see on valdkond, kus ma tahan panustada, kas see on need kolleegid, kes mind seal hoiavad, kas ma tahan nendega koos ägedaid asju ära teha, suuri asju saavutada, kas ma tahan seda valdkonda arendada. Sinna juurde kindlasti, kas mul on juht, kes mind toetab, kas ma ise tunnen, et minu pädevused vastavad nendele ülesannetele, mis mulle antud on, aga sealjuures, kui ma soovin, kas ma saan ka areneda, et ma tunnen iseenda seda teostusvajadust ja kas see saab täidetud. Et ma arvan, et siin on hästi palju erinevaid nüansse, mis loob selle hea keskkonna ja need on võib-olla need psühholoogilised pooled on tänapäeval aina olulisemad. Ursula, oled näinud nii Tartu Ülikooli kliinikumi organisatsiooni psühholoogina kui nüüd Katrito tegevjuhina meditsiini vaimse töökeskkonna seisu laiemalt. Et mis on need kõige märkimisväärsemad probleemid üksikisiku tasandil, mis sunnivad inimesi lahkuma? Jaa, ma võib-olla alustaks sealt kaugemalt, et kui me mõtleme üldse abistavate elukutsete esindajate peale, siis me oleme nagu mõnes mõttes hästi sihuke erinev grupp inimesi, ma tahaks öelda, heas mõttes. Et suure tõenäosusega me tahame inimesi aidata, me tahame nende jaoks olemas olla, me tahame luua muutust. Ja see teeb meid tegelikult juba grupina haavatavamaks. Ja sinna juurde tugevalt, mina näen vähemalt seda nii, et tuleb see, et me oleme ise sellised, et me tahame nagu ise hakkama saada. Et meie oleme abistajad, mitte meid ei aidata. Ja see on ka selline arusaam, mis kuidagi toetab väga tugevalt seda, et kui meil endal on raske, siis kus ma ikka lähen või mis ikka, küll ma üle elan, saame ju hakkama küll. Et alati on ju saadud. Ja sealt tekib see koht, kus võib-olla, kui juba on raske, ei minda kohe abi otsima. Ja see toob endaga kaasa selle, et probleemid kuhjuvad, tekib selline krooniline stress, mis siis lõpuks võib viia läbipõlemiseni ja depressioonini, ärevuseni. Ja sealt on juba väga raske välja tulla. Et on üks tore metafoor, et kõik seesama toksiline töökeskkond ja kõik selline asi, et kui sa seda juba tunned ja sa oled sellest läbi põlenud, siis me võiksime võrrelda inimest nagu kuldkalaga, kes on mustas akvaariumis. Et isegi kui ta korraks sealt välja tõsta ja puhtasse vette puhkama viia, siis kui ta pärast sinna akvaariumisse tagasi läheb, siis ta ei ole vahepeal puhastatud, siis sellest ei ole kasu. Et tal hakkab ikka halb. Ja ma näengi võib-olla kõige rohkem seda, et me vajame võib-olla töökeskkonnas sükseid suuremaid muutusid ja kui neid ei tule, siis meil on hästi raske selles töökeskkonnas edasi töötada. Ehk et sihuke abistaja versus abivajaja roll on tegelikult see, mille peale me peaksime mõtlema. Jah. Okei. Priit, sinu poole pöörduks selle küsimusega, et et me kuulsime seda üksikisiku tasandit, aga mis need suurtes haiglastes sellised põhilised kitsaskohad on, kus siis selle modernse töökeskkonna loomisel takerdutakse ja et kas need ühtivad nende probleemidega, mis Ursula näiteks välja tõi? Võib-olla eelmise kommentaari lõpetuseks ütlen, et see, et abiandja ei
ei tihka ilmtingimata abi otsima. Seda kohtasin ka mina oma vestlustes ja inimesed ütlesid väga otseselt välja, et ega haiglasse lihtsalt ei vingu. Sellepärast, et kõigil on raske. Aga ma arvan, et see ei ole kindlasti ainult abiandjas, et see keskkond, milles see abiandja on, peab ka julgustama teda abi küsima. Et on ka neid, kes ütlesid mulle otse välja, et mul küll oli see haigus, millega ma maadlesin, aga ma ei julgenud sellest rääkida, sest ma ei tundnud, et mul oleks turvaline keskkond selle jaoks, ehk siis on asju, mida me saame teha selle jaoks, et see abiandja julgeks seda abi küsida. Aga ma ütleks, et suurhaiglad ei ole sellega seoses mitte kuidagi kehvemas seisus. Ehk siis suurhaiglal ei ole mitte mingisugust vabandust, miks me ei saa luua modernset töökeskkonda, mis puudutab paindlikkust, mis puudutab arenguvõimalusi. Ma arvan, arenguvõimalused meil mõnes mõttes isegi paremad, sellepärast et tõepoolest meil on väga lai ampluaa asju, mida me teeme. Kui sind ei huvita üks asjad liikuda teise kohta, kui sa ei taha olla sisearst statsionaaris, võib-olla sa tahad olla verepangas. Neid võimalusi on hästi palju tegelikult. Meil ei tohiks tegelikult olla probleeme kehtestada väärtuseid, palgata inimesi nende väärtuste asemel, olla lahked teineteise vastu, olla sellised juhid, kes toetavad oma töötajate heaolu. See ei ole mitte kuidagi suure haigla jaoks mingisugune Achilleuse kand või mingisugune nõrk koht. Meil ei ole mingit vabandust, miks me neid asju ei peaks tegema. Küsimus oli sõnastatud niimoodi, et aga mis siis on need põhilised kitsaskohad just nagu sihukeste suurte haiglate vaatest ja kõikidest nendest probleemidest, mida mina olen tuvastanud, miks inimesed meditsiinist lahkuvad, ma arvan, kõige rohkem just meie sihukeste suurte asutuste puhul tuleb välja see autonoomia. Sellepärast, et me oleme pagana suured organisatsioonid. Ja kui sina oled see eesliini arst, näiteks seal samas EMO-s või mingisuguses osakonnas ja sa näed, et mingid asjad on jamasti, siis sa võid tunda ennast võimetuna. Sellepärast, et neid osapooli, kellega sa pead koordineerima, see organisatsioon on nii suur ja hirmuäratav, et sa võib-olla isegi ei julge tõstatada seda probleemi. Ja sellega sa võib tekkida tunne, et sa ei saa oma töökorraldust mõjutada, sul ei ole tegelikult seda autonoomiat või seda võimu, mida sa vajaksid, et oma motivatsiooni ülal pidada organisatsioonis. Aga ma arvan, et see on meil kitsaskoht, kindlasti ei tähenda, et see peab niimoodi jääma. Ma arvan, et on asju, mida me ka suurtes organisatsioonides saame teha, millele me peaksime peale vaatama. Alustades sellest, et suurt organisatsiooni, näiteks meie organisatsioon on 5000 inimest, seda ei saa juhtida nagu mingisugust ühte väerügementi. Et sul on kusagil peal on see üks tark inimene ja siis kõik teevad tema taktikepi järgi, vaid see peab olema just vastupidi hästi hajus, hästi detsentraliseeritud. Me peame toetama seda otsustusõigust seal eesliinil, et kui sa näed probleemi, sul on väga palju asju, mida saad ise ära lahendada, ilma et sa peaksid minema keskuse või kliiniku juhataja või tegevjuhi juurde. Ja teine asi, millega me peame hakkama toime tulema, on see produktsioonisurve. Et suurhaiglad kipuvad olema ikkagi keskustes, kus meil on hästi palju, hästi pikad järjekorrad, kõik vajavad seda abi. Me enamasti pakume kõrgema etappi abi, mida tegelikult väga vähesed teevad, mis tähendab seda, et kogu aeg on võimalik meie nina alla hõõruda, miks järjekord nii pikk on, miks te kiiremini radioloogia uuringud ei vasta. Ja see tekitab sellise perversse surve, et aga ma ei tea, hakkame siis asju vähemaks võtma. Ärme tee neid kvaliteedi arutelusid, ärme tee neid osakonna koosolekuid, teeme lihtsalt rohkem teenust, aga see paratamatult, see ei ole jätkusuutlik. Ehk siis me peame sellele produktsioonisurvele vastu astuma, leidma, et kui me tõesti tahame pakkuda teenust samaväärse kvaliteediga olukorras, kus meil 25% personali on vähem 10 aasta pärast, siis me tegelikult vastupidi, me peame hakkama rohkem tegema neid asju, et muutma oma töökorraldust. Ja ma arvan, et sellega me loome ka seda töökeskkonda, mis on, ma arvan, noorele arstile hea ja ka vanemale arstile hea. Hästi huvitav, me oleme jõudnud oma Eesti arstide päeva siis viimase sessiooniga tegelikult sinna välja, kust me alustasime just selle autonoomsuse teemale. Aga okei. Jah, nüüd oleme natuke igatepidi töökeskkonda lahanud, aga et kas kellelgi on veel miskit südamel, enne kui probleemi lahkamise juurest lahendamise juurde liigume? Ma võib-olla täiendaks seda tudengi õrnust ise hingele, et võib-olla võrdleks seda tudengit siis sellise portselaniga, et ta on õrn nagu portselan ja päriselt ongi õrn. Me peame teda heas mõttes hoidma, aga temas on tohutu väärtus. Et see purunematu tass ei pruugi olla parem kui see portselanist tass, aga et see nii-öelda uue põlvkonna, nagu kas nad on nõrgemad, kas nad ei pea vastu selle töökoormusena, mida tervishoiusektor neist eeldab. Ma ei arva seda. Et ma arvan, et nagu eelmise sessiooni psühhiaater ütles, et inimene ja inimloomus on tegelikult täna samasugune. Et see, kuidas me täna töötame, võib-olla meie töökorraldus, see, mida me
sellelt töölt keskkonnalt ootame, on võib-olla see, mis on muutunud, aga see, et alustav töötaja tulles avatud silmadega uude keskkonda tööle, ma arvan, tänaste nende muredega täpselt samamoodi. Ja selles osas ma tahaksin öelda, et teie tudengitena täna olete just tugevamad. Ütlemaks, mis on teie mured, mis on teie rõõmud, mis on teid motiveerivad nii-öelda tükid ja mis ei ole teie jaoks motiveerivad, kui oldi võib-olla 40-50 aastat tagasi. jah. Mis omakorda näitab, et tegelikult meil on keskkond läinud turvalisemaks ja meil täna üldse Eesti Arstide Liidu päevadel on võimalik rääkida sellest, mida teie täna tudengitena nii-öelda töökeskkonnalt ootate. See tähendab tegelikult, et meil on täna selleks piisavalt turvaline ruum siin ERMis. Et vaatamata sellele, et me sellest täna siin räägime, kõigil läheb töö homme edasi, teist saavad suurepärased arstid, teid võetakse tööle ja nii edasi. See tegelikult on näiteks 50 aasta perspektiivis juba nagu areng ja selles osas olete teie just täna tugevamad. Kristi? Ma tahaks tuua selle perspektiivi siia, mis on seotud inimene olemisega. Ehk et õde sa võid olla, arst sa võid olla, psühholoog sa võid olla, kirurg sa võid olla, aga inimene sa pead olema. Ja see, mis minu arvates selle töökeskkonna kõige kandvam küsimus on, et mis on nende inimeste, kes ühes osakonnas, ühes majas, ühes kliinikus, ühes haiglas, eratervishoiuettevõttes koos tegutsedes, mismoodi nad üksteisega suhtlevad. Et siis see, kas ma oskan teist inimest kuulata, kui ta on ärritunud, kas ma oskan mitte reageerida, vaid aidata peegeldada selle inimese rasket tunnet, sest see töö on raske. See on loomulikult raske. Aitamise hind on see, et meil on nendel inimestel, kes aitavad, on stressitase püsivad läbi lae. Ja selle jaoks on vaja omada suhtlemispädevust ja minu kõige olulisem küsimus selle töökeskkonnaga seoses on, et mida juhid, mida arstide õpetajad, õppejõud teevad teadlikult selle nimel, et aidata seda suhtlemispädevust, mis tegelikult teeb meist kas võluvad inimesed või siis need võimatud inimesed, kuidas seda järele aidata. Aga võib-olla küsikski sult, et mis see võti on, et kui on selline suur ettevõte nagu Meliva on ju, kust sa tuled? Ja Meliva on ju osa Põhjamaade kultuuriruumist, eks ju, et Meliva kuulub Mehiläinen Grupile, mis on Põhjamaade juhtiv eratervishoiu ettevõte, lisaks Eestile siis Soomes, Rootsis, Saksamaal, Leedus ja üsna varsti veel päris mitmes riigis kindlasti see ettevõte kasvab edasi. Ja mis on üks Põhjamaade, ma arvan, et siin ruumis on ka inimesi, kellest on võib-olla Soomes töötanud või teavad kedagi, kes on Soomes töötanud, siis palju räägitakse, et Põhjamaades on see meditsiinisüsteemis sisemine kultuur kollegiaalsem. Rohkem on õlgalatunnet, rohkem on sellist üksteise märkamist. Ja ma arvan, et see on üks asi, mis Meliva puhul on hästi tähtis, et hoida sedasama tunnetust, mida mina olen kuulnud mulle räägitavat, olgu siis kas Karjala kuskil väiksemas kohas töötava arsti kohta või siis arsti kohta, kes meil töötab Võrus või Uppsalas, et on lihtne suhelda, et ei ole vahet, kas sa oled professori paberitega või oled sa kutseharidusega, et inimesi koheldakse võrdselt. Ja ma arvan, see on üks asi, mille eest mina väga seisan ja me Melivas oleme selle kokku leppinud, et meie juures sõltumata sellest, mis on su töökogemus, mis on su haridus, siin koheldakse sarnaselt ühtemoodi, sa oled tähtis inimene kõigi meie teiste kolleegidega võrreldes. Ja see võtmekoht ei ole loomulikult siis mingis muus kohas kui juhtides. Millist käitumist juht tolereerib, sellisel kombel käituvad ka kõik inimesed ümber tema. Ehk et juht oma selle tähelepanuga, mis ta annab soovitud käitumisele ja tähelepanuga, mis ta annab mitte soovitud käitumisele. Ta kogu aeg ju võimestab seda, mis on okei või mis ei ole okei. Ja see kultuuri loomine käib ikkagi iga päev hommikul ust avades, koridoris kõndides, kliinilist koosolekut juhatades, siis see ei ole mingisugune jõulupeo värk, et seal me loome kultuuri. Ehk et seal ei looda kultuuri. Kultuur sünnib seal, kui sa näed, et hinnatud eriala ekspert kohtleb
temast nooremat või vanemat, võib-olla ka väiksema kogemuse või haridustasemega inimest kehvasti, seal luuakse kultuur ja see on minu arvates kõige-kõige tähtsam. Aitäh. Nüüd küsiksime hoopis tegelikult Heili käest, et kuidas toetate teie oma organisatsioonis töökultuuri arengut ja mida saaks meditsiin sellest õppida kogu eelneva diskussiooni taustal? Võib-olla kohe võin niisuguse väikse loo rääkida Kristi viimase lause kohta, et meil hiljuti lahkus ettevõttest 27-aastase tööstaažiga töötaja ja teeme samuti siis lahkumisvestlusi ja tema tõi välja nüanssi, et tema tunneb, et töökultuur on viimasel ajal natukene muutunud, et köögis ei öelda enam tere iga kord, kui kellegagi kohtud, aga vähemalt tegevjuht ütleb alati, siseneb kööki, ütleb tere ja head isu, kui keegi sööb. Et tegelikult need väiksed asjad, mida inimesed märkavad, et kui sul on näiteks uued töötajad tööl, et kas sulle öeldakse isegi köögis tere, kui sa lähed kohvi võtma. Et vot, aga nii nagu ka mainitud sai, siis ka meil kindlasti võib-olla see top asi, läbi mille meie lähtume oma töökultuuri täiendades ja edendades on kindlasti juhid. Ehk siis nagu öeldakse, siis tullakse töö pärast, minnakse juhi pärast ja see on kindlasti asi, mida me ka endal meeles hoiame. Ehk siis võib-olla, kuidas nüüd Tele2 enda töökultuuri või töökeskkonda, kui me sellest üldisemalt räägime, hoiab, on väga palju erinevaid tegevusi. Alustades väärtuspakkumisest, mis meil on meie enda väärtused, nagu mainitud töökeskkonnas on see hea kollektiiv, tahaks loota vähemalt, et inimesed ütlevad nüüd ka tere, saavad suhelda omavahel vabalt kõike. Aga nii ka võib-olla nagu Priit siin mainis, et töökeskkond, mis teadvustab seda, et kui on töötaja tunneb ennast halvasti, ta tunneb ennast turvaliselt minna rääkima sellest. Ehk siis meie oleme näiteks võtnud endal Tele2 fookusesse ka vaimse tervise. Meil on hästi palju erinevaid loenguid töötajatele, kogu majale siis, kes saavad soovi korral kõik saavad osaleda ja samamoodi meil on ka 8+6 korda siis tegelikult võimalus minna tööandja kulul psühholoogi juurde. Vahet ei ole, mis see mure on, võid minna ka pereteraapiasse. Et meie see lähenemine võib-olla töökeskkonnale ja just tervislikule töökeskkonnale on ikkagi see, et parem mina, parem Tele2. Ehk siis ma tulen tööle inimesena ja kui minul on tööl hea olla, siis läheb ka ettevõttel paremini. Et nagu te ise oma esituses välja tõite, siis see kulu kasvab halvas töökeskkonnas. Ehk siis alustame juure tasandil sellest, et kui minul töötajana on hea, läheb ka ettevõttel loodetavasti ka majanduslikult paremini, mis iga ettevõtte siis eesmärk ikkagi on. Et võib-olla jah, need on sellised üldisemad asjad, et aga kindlasti on juhtidega see oluline nüanss, et kas mina töötajana saan minna juhi juurde, kui mul on mure. Vahet ei ole, kas see on see, et mul on eraelus midagi kehvasti, ma tahan aega maha võtta, ma tahan puhkusteks prompti, mida ma ei olnud puhkuse graafikusse pannud. Kas ma saan talle minna murega, et nagu see üks tsitaat ka oli, et pöördus juhi poole seoses siis keelebarjääri murega, aga tegelikult juht ei teinud midagi. Et ma arvan, juhtidel on väga suur roll ja vastutus ikkagi selle eest, mis töökeskkonnas meil inimesed töötavad. Kas keegi tahab siia midagi veel otsa lisada? Priit? Ja, et ma hea meelega kommenteeriksin ka seda, et mida me siis saame teha, et me paremini suhtleksime üksteisega. On hästi nõus Kristiga, et ega see juhist algab ja lõpeb. Ja kui ma olen ka meditsiinijuhtidele rääkinud, siis ma nagu rõhutan neile, et meil on siin nagu baasprogramm ja siis meil on edasi jõudnud programm ja kohati nagu see baasprogramm on ka natuke puudulik. Baasprogramm, mis ma ütlen, on väärtused, värbamine, vallandamine. Ehk siis kas me nagu lihtsalt lepime kokku, et ma ei tea, siin meeskonnas me kasutame Microsoft Teamsi või me lepime ka siin kokku, et kuidas me suhtleme üksteisega, et kas me kehtestame mingisugused meeskonna väärtuskokkulepped või mitte, sellepärast et kui seda mitte teha, siis on jube raske jõuda järgmisesse etappi, kus ma tahan värvata inimesi selle alusel. Ehk siis need inimesed, kes siia tulevad, ma tahan ka päriselt vaadata, et nad vastavad nendele väärtustele. Sa tuled minu juurde, ma just värbasin ühte inimest vist 2 kuud, sellepärast et see protsess oli meil nii pikk. Ma tahtsin aru saada, mis inimene ta on ja käis proovipäeval ja tegime, ma ei tea, stsenaariumid läbi, mida kõike veel. Sest kui ma seda ei tee, kui ma näiteks lepime kokku, et meil on väärtused, me oleme üksteisega ma ei tea, avatud või mis iganes ja siis ma värban nagu inimesi, kes kohe esimesel päeval tunnistab, et tead, ma isegi oma abikaasat ei usalda ja teid ammugi mitte. Siis tekitab küsimusi, et kas need väärtuskokkulepped päriselt kehtivad, millest me siin pikalt rääkisime oma seminaridel. Ja ma arvan, et see
kehtib täpselt samamoodi väga kõrgelt spetsialiseeritud kirurgidele, et noh, ma käisin Coxa kliinikus Soomes, nemad ütlesid, väga selgelt valivad väärtuste järgi oma personali, mitte ainult selle järgi, kui head su oskused on. Ja noh, ma tean, et siin on ka see vastuargument, et noh, lihtne lõõpida, kui sul on järjekord ukse taga, aga võib-olla sul on järjekord ukse taga, sest sul on head väärtused. Ja noh, see viimane asi, mis on see vallandamine, et noh, ma arvan, et tegelikult enamasti asjad ei võiks nii kaugele jõuda, et ma arvan, et ma olen nõus, et meil on vaja võimalikult palju inimesi meditsiinis hoida, mitte nendest loobuda. Et see on nagu täiesti viimane samm, aga võib-olla enne seda, kui me kedagi vallandame sellepärast, et ta ei käitu vastavalt väärtustele, me peaksime sekkuma sellesse, kui ta ei käitu vastavalt väärtustele. Ma olen ikkagi omajagu näinud ka seda, et ärme torgi. Et noh, oli ära, täiskasvanud inimesed, oli mingi väike interkatsioon, on ju, aga noh, vast läheb üle, aga ma arvan, mida enam me seda lubame, seda enam see tegelikult paljuneb ja siin tuleb nagu väikestest asjadest kinni haarata kohati. Ja see edasijõudnud programm on see, et hakka mõtlema ka nendele mitte täiesti ilmselgetele asjadele. Et kui Kristi ütles, et me võiksime toetada seda, et me kõik oleme inimesed ja me näeme üksteist inimesena, noh kuidas siis meie struktuur toetab näiteks seda, et me näeme üksteist inimesena. Kas meil on arstide ja õdede tuba? Või siis meil on nagu personalipuhketuba, et kas me näeme üksteist arstide ja õdedena või me näeme ennast kolleegidena, et noh, siuksed nagu väiksed asjad kohati võivad tegelikult päris palju tooni anda. Kas meil on, kellelgi on ette nähtud tool koosoleku laua taga või me võime igaüks valida oma tooli, ka siukseid olukordi on olnud. Et see edasijõudnud programmist võiks nagu pikalt rääkida, aga ma vaatan, et Kristi tahab peale hüpata. Ja see on kõik see, mida sa räägid, on see, mida saab juhtide kaudu muuta, et oleks neid segi läbi vestlusi, teistsuguseid puhketubasid, teistsuguse loomuga kokkusaamisi. Üks lause, mis mulle hästi meeldib selle miks mitte tegeleda või millal tegeleda, et kultuur on see, mis on sinu kõige halvim käitumine, mida sa tolereerid. Ja noh, sealt minu arvates tuleb see vajadus kätte, et sa pead kohe tegelema nende asjadega, mis on mitte soovitavad ja inimeste töö rõõmu vähendavad. Ma arvan, me ei tohiks ikkagi ära unustada seda, et meil on see 50 aastat vahepeal ära võetud Eestilt. Mida ei võetud ära Soomelt, Rootsilt ja Norralt. Midagi teha ei saa, kui minu töös aitavad väga palju minu rahvusvahelised kolleegid, ilma nendeta ei oleks minu töö see. Ja nemad ütlevad, et te olete kiiresti arenenud, et nendel läks nagu kauem aega selleks, et sinna jõuda, kui võtleme, et me startisime 91 uuesti. Nad on kõik need samad arutelud läbi teinud, nagu meie täna teeme. Me peamegi neid tegema selleks, et seda keskkonda ehitada ja arutada. Aga nemad tegid neid ka, lihtsalt nad olid vahepeal 50 aastat, said teha omi asju, mida nad soovisid teha ja me kõik teame siin riigis, miks meie ei saanud teha, eks ju. Ja meid on siis ka see 1,3 miljonit, mis näiteks, kui meil on sama suurusel alal nagu meid 10 miljonit ja 17 miljonit, siis see bassein, kust valida, on ju oluliselt suurem. See on ka üks takistus, mis meid justkui on aastaid kandnud, et mul ei olegi teistsugust, ma ei tea, juhti näiteks võtta või teist tööd, et ma pean temaga leppima, aga kas peame? Ja sellepärast ongi see rõhuasetus minu arvates see rõhuasetus peab olemagi sellel baasprogrammil ja siis sellel, mis sul oli see edasijõudnutel programm, et see on ikkagi teadlik inimeste arendamine ja mina tahaks öelda, et suhtlemisoskuste arendamine on miski, mis võiks olla palju olulisemal kohal võrreldes sellega, mis on täna selles sektoris, olgu siis alates sellest õpingute etapist kui ka sellest etapist, kui need inimesed kõik koos kokku saavad, sest ega koostöine kultuur on ju ka lõpuks, mis asi see on suhtlemine, on ju. Ursula? Jaa, ma olen 200% nõus kogu selle aruteluga siin, et suhtlemisoskused on A ja O. Ja siit minu silmis me jõuame ühe hästi suure kitsaskohani, mis on aeg. Ja mida mina täna näen meditsiinis on see, et juhtideks saavad head spetsialistid, kellel ei ole pärast aega, et oma juhtimisoskusi lihvida. Ja see on nüüd siis kogu organisatsiooni vastutus tegelikult ka oma juhte koolitada ja aidata. Sest et on paratamatu, et me ei jõuagi ju koolis arstiõpingute kõrvalt ka omandada ideaalseid juhtimisoskusi, see on arusaadav. Aga et siis, kui me selle juhi rolli endale võtame, siis meil võiks vähemalt olla võimalus need oskused endale omandada. Ja see on kindlasti organisatsiooni vastutus, absoluutselt. Ja see ongi asi, mida läbi aegade on ju ikka tehtud ja Eestis, mis meil on siis 91. aastast on möödas ikkagi ainult mõned kümned, et
inimesed, kes olidki rohkem vastutust võtvad, rohkem nutikamad, said spetsialistidest juhtideks ja siis kes komistades ja kukkudes ja kes siis rohkem teadlikult ennast arendama hakkas. Ma arvan, et aastal 2025 me oleme seal kohas, kus me ei peaks enam juhtidel laskma komistada ja kukkuda, vaid teadlikult organisatsioonides sellesse panustama. Okei. Aga me oleme siin natukene jõudnud otsaga juba selle juhendamise ja ülikooli teema juurde ka välja. Et tulles selle tudengite kogemuse juurde tagasi. Kristiina, et milline vastutus võib-olla siin tudengil on hea selle tuleviku töökeskkonna loomisel? Et kas üldse on? Ja mida peaks tudeng või noorarst selle jaoks siis ära tegema? No ma küsin ühe küsimuse vastu, et kas trobikond tudengeid saab muuta Eesti töökeskkonda täna ja praegu? Kahjuks ei. Kuigi me EAS-is seda väga proovime ja ei lõpeta proovimist mitte kunagi. Nüüd see generatsioonide vaheline vahe oli, on ja jääb. Ja see, mida me räägime täna, on 50 aasta pärast iganenud jutt. Nüüd ma olen alati olnud seda usku, et me kõik saame mingisugust muutust ellu viia ja mina usun, et meil kõigil on mingisugune vastutus ja tudengite esindajana ja EAS-i presidendina ma väga julgustan kõiki tudengeid ja ma arvan, et tudengitel on ka see vastutus juba ise võtta nagu see initsiatiiv juba praegu nagu arendada neid samu suhtlemisoskusi, juba praegu proovida olla juht, ma ei tea, korraldada üritust, minna EAS-i presidendiks. Et jah, nii see on ja mis sul seal veel seal küsimustes oli? Kas üldse on mingisugust vastutust või? Mis see nagu? Selles suhtes, ma ütleks, et nagu jah ja ei, et me ei saa võtta kogu vastutust enda peale ja öelda, et meie oleme tulevik ja nüüd me kõik muudame ära, et me ei saa seda kahjuks paraku nii teha. Jah, kas keegi tahab praegu midagi lisada? Mul on mõte pooleli veits. Võib-olla, kuna siin alguses ka mainiti, et on väikest viisi mentordanud oma armast tudengiseltsi, et võib-olla saad Kristiina paari sõnaga rääkida tegelikult, et kuidas teie olete seda vastutust võtnud, sellepärast et kui me nüüd kirjutasime uut EAS-i strateegiat, siis tegelikult selle fookus oli väga tihedalt seotud ju selle sama aruteluga, mis meil täna on, et millele teie oma tähelepanu juhite tulevaste tudengite arendamisel? Jah, see on tõsi, meie strateegia on väga tugevalt nüüd võtnud fookuse selle peale, et arendada neid pehmeid oskuseid. Kus see tuli esiteks on üleüldse meie organisatsiooni siseselt, mitte töökeskkonnast või organisatsiooni väliselt kuidagi muud moodi. Mida me panime enda üliõpilasorganisatsioonis tähele on see, et kes ei tea, meie struktuur koosneb sellest, et meie organisatsioonis on 10 töögruppi, mida juhivad üliõpilased ja meil on ka juhatus. Ja mis me oleme tähele pannud on see, et raske on, inimestel on raske ja isegi tudengipõlves juhtides sellist asja nagu sporditöögrupp. Inimesed põlevad läbi ja või see kuidagi nagu ei arene ja jõua sealt kuskilt kaugemale, et midagi peab nagu sellega ette võtma. See ei ole enam jätkusuutlik, et me lihtsalt paneme inimesed vabatahtlikult, kes sinna vabatahtlikult lähevad, me paneme nad sinna positsiooni ja me eeldame, et nad saavad hakkama. See võib ju nagu kohe tuua selle paralleeliga, mis siit enne ka toodi, et need oma ala spetsialistid pannakse sinna juhi positsioonile, aga tegelikult ju ei teata, kuidas päriselt juhtida või kuidas see käib. Ja nüüd me olemegi nagu võtnud selle oma südameasjaks, et tudengitele nagu vähemalt proovida seda kuidagi õpetada. Eks ta on omas mõttes, eks ole, pilootprojekt ja meie strateegiasi sisse kirjutatud ja nüüd me saame aastal 2030 siis sellele tagasi vaadelda, et kuidas see on toiminud, et mis meil plaanis on kindlasti hästi palju koolitusi teha, väga palju julgustada, aga see on kindlasti selles suhtes pikk ja keeruline teekond, mida ette võtta. Küsiksime sult veel otsa, et kuidas saab tudeng näiteks näidata oma tänulikkust juhendamise ja arenguvõimaluste eest? Ja selle juhendamisega see on väga palju poleemikat tekindanud nii tudengite seas ja juhendajate enda seas, et meie selles esitluses ka toodi välja, et kõik arstid ei tahagi olla juhendajad, aga paraku nad sellesse positsiooni pannakse. Minnes näiteks kuskile haiglasse tööle, kus näiteks on tööl ainult sinuga üks arst ja tema ei taha tudengiga tegeleda, aga ta on selleks sunnitud. Esiteks
abiarstil on ju mingisugused õigused, tal on õigus, et tal oleks juhendaja ja nii edasi. Aga organisatsiooni juhil on nagu see kohustus see juhendaja nagu leida talle. Kuidas tudeng saab panustada selles, on nagu see nii-öelda pehme jõud, mis väga hästi toimub, on kook puhkeruumi laual. Eks ole, mitte kunagi ei saa sellega on ju mööda panna. Ma ei tea, öelda lihtsalt aitäh, on ju, küsida, julgelt küsida ja kui see ei toimi ja kui see töökeskkond ei ole selline, mida tudeng soovib ja mille jaoks ta on õigus, siis paratamatult on see, et sealt töökeskkonnast tuleb lahkuda. Kas kellelgi teisel on veel selle teema kohta või küsimuse kohta mõtteid? Lisaks siia, et see on see koht, kus jah, tudengina võiks olla tänulik ja residendina võiks olla tänulik ja töötajana võiksime olla rohkem tänulikud üksteisele, aga et kui sul on sattunud juhendaja, kes ei taha juhendada, siis see ei ole sinu probleem. Ehk siis see on selle organisatsiooni probleem, kes sulle selle juhendaja määras, et head juhid, kellega mina olen vestelnud, panevad hästi palju tähelepanu sellele, keda nad üldse lubavad juhendajaks. Ehk siis, kui sa ikka näed ära, et seda motivatsiooni ei ole, no ma ei hakka nui 4 sundima, ma pigem võtan ühe abiarsti vähem, kui et ma panen ta sellesse olukorda, kus ta on kellega, kes seal ei taha olla ja kes teeb sinust sellise tunde, et sa ei taha seal olla. Mulle hästi meeldis ühe erialajuhi traditsioon, et iga kord, kui neile tuleb uus resident, vahet ei ole, kas nende eriala või mingi teise eriala, ta igaks juhuks läheb, räägib eelmine päev selle juhendajaga veel, vaatab, mis vaimses seisundis ta on, kas ta ikka mäletab, et see resident on tulemas, sellepärast, et ta on väga hästi aru saanud, et tead see hetk, kui sa tuled sinna uude organisatsiooni, sa oled õrn, sul ei ole seda võrgustikku, sa võid ennast väga kehvasti tunda, ehk siis kui sinu juhendaja ei ole õiges vaimses seisundis, et sind vastu võtta, siis sinu algus hakkab väga valelt jalalt. Nii et ma arvan, et siin kindlasti tudeng väga hea, kui sa tänulik oled, aga organisatsioon vaata ka, kes sa juhendajaks paned. Ma korraks võib-olla lisaksin selle veel tudengi vastutuse, et mulle meeldib üks võrdlus. Mis saab siis, kui ring satub ruutude seltskonda? Ruutude seltskonnas on kõik uksed ruudukujulised. Ja kõik toolid on ruutudele sobivad ja kõik lauad ja see tööergonoomika, kõik on ruutudele sobivad, aga sina oled ring. Ja mis sa siis teed? Mis teeb üks ring ruutude seltskonnas? Mis variandid on? Proovib ruuduks saada, absoluut lihvib ennast maha, kandiliseks, jube hästi sobitub, võib võtab vähem kauem aastada aega, võib olla valusam, mõne külje maha lihvimine või mis iganes, aga ta võib sama hästi ka ukse ringi kujuliseks ehitada. Või teha 2 ust, üks neist ruutudele, teine ringidele või ta võib uue laua ehitada või selle nimel hakata tööle. Ehk variante on erinevaid. Aga et kui ring satub ruutude seltskonda, siis neid lahendusvariante tegelikult on seal erinevaid ja variante on panna nii, et see sobib tegelikult mõlemale. Aga me jõuamegi sinna, kes seda märkab, et meie töötajad on erinevad, on see lähim juht, kes meie kõrval on ja just see vastutus. Et mina olen teatud situatsioonidest tohutu hierarhia fänn. Võib-olla tulenevalt sünnitusabist ja erakorralisest erialast, kus on teatud protokoll, mille järgselt patsient jääb ellu. Ja kui seda protokolli jälgime, siis see on nagu mõistlik hierarhia. Ehk see hierarhial on omad tugevused ja hierarhia tugevus on ka see, et me teame, kes vastutab. Ja näiteks selles kontekstis siin, nagu Priit ütles, et tudengil on oma vastutus, aga sellel asutusel, kes selle tudengi võttis ja talle kellegi juhendajaks määras ja selle osakonda kuidagi kas siis sobivaks või mitte sobivaks tegi, on oma hierarhia. Ja hierarhia on just seal selles, et sinul on oma vastutus, juhendajal on oma vastutus ja osakonna juhil on järgmine. Ja kui me ütleme, et me oleme kõik hästi võrdsed selles situatsioonis, siis me võime olla olukorras, kus mitte keegi ei vastuta. Inimlikus suhtluses absoluutselt nagu tasase hierarhia poolt, absoluutselt, aga selles situatsioonis on siin teatav gradatsioon oluline, sest muidu on situatsioon, kus keegi ei vastuta. Okei, aga mis on see võib-olla tööriistade pagasele, et mida ülikool saaks sellesse keskkonda suundudes siis kaasa anda tudengile, et seda koostöist kultuuri luua, kus meil on hierarhia, aga samas me saame inimestena omavahel hästi läbi? Ja ma nüüd korraks võtan siis vastuse mõlemalt poolt, alustame põhiõppest. Täna põhiõppe reformi arutelud selle aasta alguses ju algasid ja arutelu mõtlen, et millist põhiõpet me üldse vajame, kuidas me arste Eestis õpetame ja nii edasi. Ja kui kõikide kliiniliste sektorite kõrval on see arutelu, et mis siis lisaks kõigele sellele, no ilmselgelt peaks olema teadusrada, algusest lõpuni peaks kõik oskama teadust teha. Siis peaksime kõik koos oskama meeskonnatööd teha, siis me peaksime kõik koos oskama suhelda ja see kõik kestab 6 aastat paralleelselt kogu kliinilise õppega.
juba on keeruline jah. Ja siis on meil seltskonnas inimesi, kes ütlevad, aga suhtlemine, teate, see peaks tulema ikkagi keskkoolist, no äärmisel juhul põhikoolist, algkoolist, no lasteaiast, kodust. Et see ei ole enam koht, mida me ülikoolis peaksime, eks ju, noh, et all ammu juba sammud sinna tehtud. Aga kui kultuurikatkestus on olnud, äkki ikka peame. No just täpselt, et erinevaid argumente on erinevale poole tulnud, et mis on see ülikooli vastutus. Et kas ülikool saab võtta vastutuse kõige eest, ma tahan öelda. Ja siin on sellise nii-öelda lahenduse leidmise hetk, et mida ülikool saab võtta, mida ta ei saa võtta. Täna põhiõppesse sisse astunud teevad suulised intervjuud, mida meist enamus ei ole teinud. Täna tehakse suulised intervjuud kõikide tudengite, kes siis tahavad arstiks tulla ja see on täpselt see esimene katsumise koht. Motivatsiooni hindamine, inimlikkuse hindamine, tuleb uksest sisse, räägib, suhtleb, on. See on juba muutus, mida tegelikult me ei teinud. Seal on tõenduspõhisuses on erinevaid tulemusi, kas me saavutame sellega selle või ei saavuta, aga meil on juba esimene inimlik kontakt selle inimesega, kes tuleb arstiks ja me saame temaga rääkida, vaadata talle otsa ja anda talle juba mõista, et inimlikkus ja suhtlus on siin erialal hästi oluline. Et see on juba esimene väikene samm. Ja siis me jõuame sinna turvalise töökeskkonna juurde. Et sa ütlesid seal, Kristina, et on arstid, kes üldse ei taha olla juhendajaid ja ma arvan, see on üks mõttemalli muutus, mida me peame kommunikeerima hästi kõvasti, et kui teist keegi kunagi mõtles, et kas teist saaks õpetaja või arst ja te otsustasite, et teist saab arst, siis te peate teadma, et teist said siis mõlemad. Et see peame teadlikult seda kommunikeerima, et tervishoiusektoris igast õest, igast arstist saab õpetaja ja ma ei mõtle, et ta peaks minema praktikumi andma, aga ta õpetab midagi oma meeskonnale, ta õpetab midagi oma lähedastele, ta õpetab patsiendile, motiveerib teda ravirada jälgima, see lähenemine, mis on justkui õpetajale omane, oma sõnumi selgelt edasi andmine, teise kaasa kutsumine, sinusse uskuma panemine, see on igal tervishoiusektori töötajal, nii et põhimõtteliselt me peaksime sellega lihtsalt nagu avalikuks tulema, et see oleks avalik saladus. Ja siis tegelikult seda ka sealt võtma need tükid, mida me peame õpetama ja tõesti seda, et me täna tudengi õpetaksime ise ka juba õpetajaks, see on suund, mida me kindlasti põhiõppesse sisse viime. Samamoodi eriarstiõppesse, täna me tegeleme natuke tagajärgedega ja siis ettevaatamisega ühe korraga, mis on hästi ressursimahukas. Aga üks konkreetne lahendus, mida me täna ülikooli poolt oleme tegemas ja hästi suure arendusena, on siis eriarstiõppesse arendatav e-portfoolio keskkond, mis sellel aastal sai, eks ju, alguse 3 aastat kestab projekt ja selle lõpuks peaks meil olema e-portfoolio platvorm, millega meie residendid lähevad siis haiglatesse, perearstikeskustest üle 140 erineva asutuse, nad praegu meil õpivad ja sellega on kaasas kogu tema õpperada. Ja, kogu meie programmide eesmärgid tulevad niimoodi residendiga kaasa, et just need on need asjad, mida mina pean siin õppima, need on need asjad, mida sina pead mulle täna juhendajana õpetama. Ja juhendaja peab siis täitsa teadlikult sellele nagu otsa vaatama ja mõtlema, ahaa, sellised rollid mul, sellised ülesanded mul kogu selle kliinilise virvarri sees. Ja selle 3 aasta jooksul esimene eesmärk siis sellel aastal on see, et leida see platvorm, mis võimalikult vähe segaks meie kliinilist tööd. jah, et mis oleks päriselt kliinilises keskkonnas kasutatav, aga mis eesmärgiga, selle eesmärgiga, et tagasiside, edasiside, see, mis meie õpet teeb paremaks ja arendab, oleks turvaline. Ehk siis tudeng, resident, kes läheb küsima endale tagasisidet, tunneks ennast julgelt selles, et ma vajan praegu tagasisidet, et tagasiside andmine ja saamine oleks turvaline. Et meil oleks sedapidi tööriist, mille alusel teha järgmine sooritus paremini, mitte lihtsalt tagasi ulatudes panna hinne 4, 5 miinus, punkt ja siin kõik lõpeb. Ei, sellisel kujul hindamise tagasisidestamise eesmärk on see, mis saab edasi, mida teha järgmine kord paremini võrreldes tänasega, mitte see, et nüüd oli nii ja nüüd enam kuidagi teistmoodi minna ei saa. Ja see on loodetavasti see praktiline tööriist, mis teeb selle tagasisidestamise ja suhtlemise seda läbi turvaliseks, see võtab aastaid aega. Minu enda hästi helesinine unistus on, kui on aasta 2032 ja Tartu Ülikool saab 400, mis on tohutu juubel. Et siis me vähemalt enam-vähem kõik oleme seda keskkonda näinud. Me saame sinna aru, kuidas me sinna sisse saame. Meil on residentidel kaasas see, kui nad kuskile juba lähevad ja see on juba tööriist, mis on meie jaoks juba esimese tutvustusringi ära teinud ja see, et see on
päriselt see nii-öelda töökeskkonda turvalisemaks tegev ja tagasisidet toetav, selleks läheb aega. Mõni meist võtab kohe, esimesel päeval aitab see teda väga hästi, aga see meie kõigini jõuaks, aga peab jõudma üksikisiku tasandile, üks-ühele tasandile, sest õppimine, õpetamine, juhendamine, tagasisidestamine, see ime ärkab ellu ainult üks-ühele, mitte üheski suuremas formaadis. On kellelgi mõni kiire mõte siia otsa veel sellele pikale sõnavõtule? Minul kui tudengina on nii hea meel kuulda seda, et see tagasisidestamine on nagu plaanis ja et see tuleb, et olles käinud ka välismaal, näinud, kuidas teised ülikoolid toimivad ja olen näinud ka sellist ülikooli, kus ei olegi eksameid ja ei ole arvestusi, vaid ongi ainult tagasisidestamine üks-ühele ja tagasisidestamine ka juhendajale, mida tema saaks juhendajana paremini teha. Ja see nagu, et sa saad päriselt aru, et mida ma nagu saan patsiendiga teha nagu järgmine kord paremini või mis läks nihu, mida ma peaksin rohkem õppima või arendama. See on tohutult hea asi, sest et praegu on ülikooliõpe selline, et okei, et ma lähen teen selle arvestuse ära, 3 päeva pärast vaatan õisi, hoian sõrmi ristis, äkki sain läbi. Ja kui sain läbi, siis okei, tore, aga nagu mis läks hästi või kui ma ei saanud läbi, siis miks ma läbi ei saanud, et ma ei teagi seda, ma lähen lihtsalt uuesti seda eksamit 50 küsimust sooritama ja ma ei saa sellest tagasi nagu mitte midagi. Ma tahaks ühe asja veel lisada selle tagasisideselt, et sellel uuel loodaval süsteemil tagasiside andmine on siis mõlemale poolele kohustuslik. Enne kui me jõuame sinna kultuuriruumina, me saame seda teha vabatahtlikuks ja nii me teeme seda niikuinii, sest me tahame teha. Mis tänane vabatahtlikkus kaasa on toonud? 800 immatrikuleeritud residenti, 600 aktiivõppes, juhendajate baaside kohta tagasiside per aasta 50. Jah, aga vabatahtlik ehk mis me saame tagasisidest, saame tõenäoliselt äärmuslikku, me saame tohutuid kiidulaule fantastiliste osakondade, fantastiliste juhendajate kohta ja nad on olemas. Ja me saame selle teise äärmuse, aga kes jääb tagasisidest ilma? Tublid 4-lised, tublid 3+-lised, kes eelmine aasta olid 2+-lised, need osakonnad jäävad täiesti ilma teadmatagi, et nad tegelikult juba täna on paremad kui eelmine aasta, aga neid ei tagasisidestata. Ehk siis täna head tudengid, residendid, kes te siin olete ja kuulate meid, pärast järgi vaatate, võib tunduda, et sellest ühest tagasisidest justkui miskit ei loe. Täna ma võin käsi südamel öelda, et Tartu Ülikool täna kasutab seda tagasisidet ainult heal ja paremal eesmärgil ja need ei ole sahtlis. Ja me päriselt vaatame neid, me päriselt loeme neid, me oleme päriselt kurvad, kui neid ei ole. Ma tooks veel kiiresti võib-olla siis taaskord erasektori näitise kõrval, et meil on umbes kvartalis korraga rahulolu uuringud, kus on kõikidele töötajatele ja üheks küsimuseks on ka siis see juhtimise pool. Ja seal me tegelikult ootame tagasisidega juhtidele. Muidu juhtidel on töötajatega sihuke 6-1-2-1-1 vestlust ka, pidev siis töötajate tagasisidestamine. Rohkem selle fookused käib. Aga võib-olla selle ruutude keskkonnas ringina olemise koha pealt ma tooks ka selle vastutuse poole, et me näeme hästi palju vaeva ja tööd personaliosakonnana oma juhtidega ja ka seal juures juhtkonnana, et kui töötajad on andnud selle tagasiside, mis iganes neile sobib, meeldib, ei meeldi, kas see on positiivne, negatiivne, et siis juhid ja seejuures kõige suurem vastutus juhtkonnale organisatsioonina on see, et muudame siis midagi. Mis on see, mis me võtame sealt tagasisidest kaasa, mitte nagu teed välja, et lihtsalt tagasiside kuskil sahtlis, vaid päriselt arutame läbi, mis on need võimalused, mis on ka see väike samm, et äkki muudame valgust, sest kellelgi oli liiga valge, kellelgi oli liiga pime, aga see on kellegi töötaja jaoks võib-olla oluline pool, et just see organisatsiooni vastutus ja sealjuures kommunikeerida ka nendel töötajatel, et mis tänu nende tagasisidele sai muudetud üldse. Et neil oleks see julgus ja see sama turvaline keskkond ka edaspidi jagada enda tagasiside ja mõtteid üldse. Ja ma lisaks selle tagasiside teema juurde see, et väga tore on kuulda, et see täna läheb nagu ülikooli tasandile, aga et me kõik organisatsioonid, mis hõlmavad meditsiinitöötajaid, me võiksime organisatsioonina ka küsida tagasisidet, küsida oma juhtimisele tagasisidet, üksteise suhetele tagasisidet, oma protseduurikale, poliitikatele, kõigele tagasisidet ja arvestada seda, et mis inimesed meil siis siin on, sest et kui me ei küsi, kui me ei kaalu neid väärtusi läbi, kui me tegelikult ei tea, kes need inimesed on, kes mu vastas on või kellega koos ma töötan, siis me ju ei teagi, mida muuta. Ja et ühesõnaga, mis minu sõnum on see, et ma tahaks, et me ei kardaks tagasisidet küsida. See on väga nagu raske. Aga ma arvan, et meil on sektori teadlikkus, et see võib olla ebaturvaline.
sest minu tagasisidest tulenevalt võib-olla on tehtud minu järgmist tööd veel halvemaks või mind hakati kuidagi kiusama, et see on toonud mulle kahju või ei muutunud sellest mitte midagi. Ja kui mul on juba need kogemused all, siis mul on motivatsioon ikkagi äärmiselt madal tagasisidet anda, aga selle me peame juhtidena välja teenima. Selle usalduse tagasiside on turvaline, me kasutame seda heal eesmärgil, mitte indiviidile tagasi nii-öelda keerates ja samal ajal ka mitte maha mattes. See vajab ressurssi, see vajab aega, me peame aru saama, et juhtidel on vahepeal, mis tööd ta siis teeb seal kogu aeg juhib, aga teda üldse ei näe. Aga võib-olla töötleb tagasisidet läbi päris andmemahukas tööprotsess. Ja ma tahaks ühe perspektiivi veel tuua, et me praegu räägime hästi palju seda nii-öelda ülalt alla tagasiside andmist õppejõud residendile või siis juht inimesele. Ma arvan, palju olulisem on selle sisemise kultuuri ja õhustiku jaoks see, et mida inimesed omavahel oskavad teha, kui kolleeg, mis oli seal uuringus, käib kontrollimas iga natukese aja tagant, on ju. Et siis mulle tundub, et see tagasiside kultuuri teema, mida mina olen näinud, mitte ainult tervishoiusektoris, sest ma olen puutunud kokku ka panganduse, energeetika, avaliku sektori erinevate organisatsioonidega. Et on üks ikkagi selline laste haigus, mida sageli põetakse, on see, et meil sinuga on kehvasti, aga ma lähen Priidule sellest rääkima. Ja ja seda tehakse ikkagi väga-väga tihti ja see on see asi, mille koha pealt ma tahaks arvata, et see on nüüd see vastutus igal inimesel. Ehk et juhtidel on kindlasti rohkem vastutust ja nendest sõltub. Samal ajal sõltub igast inimesest ka. Ehk et selle asemel, et nägusid teha, silmi pööritada, kutsu inimene, kellega sul on keeruline kohvi jooma, ütle, ma nägin sellist asja, mul tekkis selline tunne, see on kahjulik selle pärast mulle või meie osakonnale. Palun ära enam nii tee. Need on 4. Ma lasen su lahti nüüd. Kui sa oled minu kolleeg, sa ei saa meid lahti lasta. Ega ma olin su ülemus ja sul oli minuga probleem ja nüüd mingi jama, ma viitsi sinusugustega tegeleda. Eks sellised oskusid ongi vaja, et kui nüüd selline inimene sinuga niimoodi reageerib, siis sa ei reageeri vastu, sa ei hakka kartma, sa peegeldad seda tema tunnet ja võib-olla lõpuks saad paremasse kohta. Võib juhtuda, ei pruugi juhtuda, aga see on ikkagi jällegi selle tagasiside andmise teema minu arvates palju ma ei taha öelda, et vähem olulisem, vaid just isegi veel palju olulisem, sest see on see, mis seda üleüldist õhustikku, ma arvan, isegi rohkem mõjutab, et kas me enda kõrval oleva inimesega oskame normaalselt rääkida ka asjadest, kus meil on erimeelsused või me arvame, et peaks minema ja rääkima Priidule. Sellised provokatiivne näide siin on, me Kristiga tegelikult oleme heades suhetes. Aga just see, mis me enne rääkisime, et peab tulema see tagasiside mõlemad poolt ja mõlemad pooled peavad tundma turvaliselt ennast. Sest kui ei tunne, siis see vestlus ei teki. Aga võib-olla siia lühidalt vahele veel, et Priidule ja Helenile, kes iganes tahab sellele vastata, et kas see juhendav arst nüüd vajaks oma päeva äkki lisaaega, et selle tudengiga või residendiga tegeleda. Et kuidas me väldime seda olukorda, kus juht justkui istub niisama, aga tegelikult töötleb seda tagasisidet läbi. Kas seda lisaaega peaks olema? Kes peaks seda siis võimaldama? Mina olen alati õpetajaametit väga austanud, aga sellegi poolest, kui ma ka meditsiinist lahkuvate arstidega rääkisin, mul alles siis jõudis kohale, kui suur väärtus see on, et sul on tõepoolest hea juhendaja. Ja mis on salata, ega me oleme juhendajatele ka küsimusi saatnud palju ja saanud ka ju seda tagasi, et ega neil ei ole seda aega ülimäära palju. Ja seda aega neile leida on ülemäära keeruline, aga lühike vastus on jah. Pikem vastus on see, et ma olen esimese olulise sammuna näinud seda, et edasi jõudnumates keskustes vähemasti on ära lõpetatud need asjad, mille pärast juhendajal on vähem aega. Et on ju päris mitmes kohas täitsa tavaline olnud, et kui sul on resident, siis sa saad ka patsiente rohkem, sest sul on ju pool, nagu sul üks käsi juures sisuliselt, et selle asemel, et tegeleda 10 patsiendiga, tegeled 15-ga, sul saab resident, saab inimesi näha ja kõik veel. Aga isegi kui see vastab tõele, siis seda aega, seda residenti juhendada ei tule sul sellest juurde. Ehk siis paremad keskuse, kus mina olen käinud, on öelnud, et neil vahet ei ole, on sul resident või ei ole, sul on ikka sama palju patsiente. Isegi kui see resident tõepoolest aitab sul natukene koormust langetada, siis see ongi see aeg, mida sa saad kasutada tema juhendus. See tundub mulle siuke nagu elementaarne esimene samm. Pikem plaan, kuidas tõepoolest saada aega juhendamisele juurde,
selle ma annan Helenile. ja mul on ka vastus võtta jah, et juhendamiskoolitusi Tartu Ülikooli Kliinikumis nüüd juba 3. aastat siis viime läbi. Ja seal on läbivalt üks enim oodatud punkt juhendajate poolt, et mul oleks vaja aega ja see juhendamiskoolitus ise võtab aega, mis neid juba natukene segab. Aga me tõdemegi seda, et see aeg siin on tööandja poolne panus praegu, et me üheskoos siin ja nüüd ja kohe mõtleme, kuidas me juhendame, mismoodi juhendame, kuidas saab paremini juhendada ja mis me tegelikult loome, mis aitab, on me loome struktuuri. Kuidas resident või tudeng sinu juurde saabub, mida sa juhendajana teed enne, kui ta sinu juurde saabub, mida sa pead tegema sellel esimesel päeval, esimesel minutil, naeratus, uks, mis iganes, mis on see esimese päeva sinu roll, mis on sealt edasi, mis on tsükli keskpaiga sinu roll ja mida sa teed siis, kui ta sinu juures lõpetab, jah. Ja nende kokkulepete tegemine, selle struktuuri loomine, kui me sellega valmis saame, siis kui me viimast korda kohtume, 3 korda saame kokku selle grupiga, siis nad ütlevad, et nad leidsid nüüd aega, sest see, kui nad on kokku lepitud kohtumised residentidega, neil on struktuur, mille järgi nad juhendavad, tegelikult vabastas neilt tööaega ja nad teavad, millal nad millegagi tegelevad ja me lõime klassikalise planeerimisoskuse kaudu tegelikult justkui aega, mida tegelikult ju enne ei olnud. Kuskilt minuteid me ka ei võtnud, patsiente ka vähemaks ei võtnud. Tegelikult see aitab ja mis me neile andsime, me andsime sellega neile juhendamisoskuseid. Ehk siis tegelikult nii nagu iga teine valdkond peab olema organiseeritud ja korraldatud ja juhendamine ei ole lihtsalt üks selline ÜKT, mille ma teen nii-öelda suurest südameheadusest, vaid see peab olema tasustatud ja eesmärgistatud ja kindlate protokollidega varustatud. Nii toimib ta ainult. Kui see on miski, mida ma teen lihtsalt seetõttu, et ma olen kena ja lahke inimene, siis ühel hetkel ma ei jaksa enam kena ja lahke inimene olla, on ju. Paljud juhendavad ka täna juba ilma selle koolituseta intuitiivselt nagu imeliselt. Ja teisi aitab see väga palju, nii et... Aitäh! Lõpetuseks otsi kokku tõmbamiseks küsiksime nüüd kõigi käest, et kelle vastutus jälle on noorte arstide hoidmine Eestis ja meditsiinis. Üks lause. Just. Iga inimese, kelle meeskonnas või tiimis noor arst on, kes on otsene juht selle noore arstile, tema vastutab. Kõik tervishoiusektori inimesed on igal hetkel eeskujuks, milline tervishoiusektor on, millised me oleme, kas meie juurde tahetakse arstiks tulla ja siia jääda. Katsuks nüüd selle ühe lausega midagi uut öelda. Lisaks nendele, kes on juba mainitud, ma arvan, et see on ka ühiskonna vastutus, et meil oleks neid noorem arsti Eestis, sellepärast et mis seal salata, probleeme on tõstatatud töökeskkonnaga, probleeme on tõstatatud ka selle keskkonnaga, mis on tervishoiusüsteemis laiemalt, kus tajutakse, et okei, et mind kui arsti kasutatakse ära selle asemel, et meil oleks partnerlussuhe patsiendiga. Meil on tegelikult sihuke kliendisuhe, sihuke autoremondi töökoja suhe ja see ei meeldi. Tahaks tegelikult olla nagu võrdsel baasil ja tahaks, et patsient võtaks ka rohkem vastutust. Ja miks patsient ei võta rohkem vastutust, sellepärast, et võib-olla pole teadmisi, võib-olla oskusi, võib-olla pole motivatsiooni. Jõuame tagasi haridussüsteemi juurde. Kõik me vastutame selle eest, et noorem arstid püsiksid Eestis. Mina. Jah, ega minul ei ole midagi uut küll öelda, et mõtted on täpselt sama koha peal, et ma näen täpselt samamoodi, et me vastutame kõik, kes me meditsiinis või tervishoius kuidagi töötame. Vahet ei ole, mis ametipostil, me vastutame selle eest, sest et me oleme üks kollektiiv ja me vastutame kogu ühiskonna ja inimkonnana selle eest, et meil oleks neid arste, kes tahaksid meid ravida. Ma nõustun kõigega, aga ma võtaks ka kokku võib-olla enda vaates siis sellega, et tegelikult igaüks meist, mina, kes ma ei tööta meditsiinivaldkonnas, mina saan vastutada selle eest, et kui mina patsiendina pöördun kellegi poole, ma naeratan oma arstile, ma ütlen talle aitäh, ma olen tänulik tema töö eest. Ehk siis just see suhtlemisoskus kõikide puhul, ükskõik mis tööd sa teed, mis vanus, rahvus, mis iganes, kõik see suhtlemisoskus ja inimlikkus üksteisega suheldes. Priida vastutab, Kadri vastutab, Kristi vastutab, Helen ja Priit vastutavad, Anna-Helena vastutab, Heli vastutab, mina vastutan, publik vastutab ja me kõik vastutame. Super, aitäh. Võib-olla jõuame veel saalist võtta ühe hästi kiire küsimuse, kui see tuleb panelistidele. Ja kui ei tule, siis me ütleme aitäh
teile, oleme südamest tänulikud. meil on ka teile väiksed kingikotid. Jah, aplaus. Nii. Aitäh sulle. Nii, oot. jah. Aitäh sulle. Aitäh. Nii, ja sulle. Aitäh. Super, aitäh. Nii. Vapustav arutelu, aitäh kõigile panelistidele. Tõesti soovime südamest tänada kõiki paneliste tänase arutelu eest. Nii, aga et saada kiiresti õhtule, võtame veel 15 minutit teie aega. Oleme võtnud nüüd anamneesi, oleme pikalt pidanud ühiselt konsiiliumit, vaadanud, mis need põhiprobleemid on, mis võiks olla ka võimalikud lahendused. Ning nüüd on meil vaja välja kirjutada retsept. Ehk et võib-olla isegi terve raviplaan, et mis võtteid rakendada ja kuidas neid doseerida. Ja mul on hea meel tõdeda, et tegelikult need mõtted, mis nüüd tudengite poolt, meie poolt saavad teile ette kantud, olid päris hästi kooskõlas sellega, mis me ka täna konsiiliumist välja tuli. Ehk et küsimusele, palun märgi järgnevalt ära need 5 töökeskkonna omadust, mis sind kõige rohkem kõnetavad. Vastati järgnevalt ja kõige enam märgiti ära järgmised 2 punkti. Empaatia ja inimkeskne lähenemine ning avatud ja läbipaistev kommunikatsioon, mis siis märgiti ära 2/3 tudengite poolt sisuliselt. Ehk et mis sellest järeldada? Tudeng hindab üle kõige autentsust. Ehk et tema jaoks on oluline tulla iga päev mitte lihtsalt kolleegide, vaid ka oma tööpere juurde. Olulised on tema jaoks soojad suhted, kus on ruumi olla täpselt tema ise. Ehk et see 50 aastat tagasi see, et juht on juht ja alam on alam, need ajad on möödas tegelikult noore jaoks. Tema tahab tulla oma tööpere juurde. Teiseks, tudeng hindab austust ehk et keskkonda, kus ilmselgelt noor suhtub vanemasse lugupidamisega, aga ka vastupidi. Ja kolmandaks, tudeng hindab ausust ehk et keskkonda, kus probleemide ilmnemisel me räägitakse nendest otse konstruktiivselt ja mitte tagant selja. Ehk et seesama tagasisidestamise küsimus on väga oluline nende jaoks. Ja selle küsimuse siis illustreerimiseks lasime me tudengitel kirjeldada ka oma unistuste töökohta. Ning siin järgnevate slaidide peal on ka mõned väljavõtted sellest. Järgmisena hakkasid meile silma keskmiselt märgitud töökeskkonna omadused, milleks olid koostööpõhine kultuur, palju valitud ning mitte hierarhiline struktuur, palju vähem valitud. Mõistagi siis teine punkt tiirleb siin sõna hierarhia ümber ja tegelikult tudengite vaade läks ka Heleni räägituga väga hästi kokku. Et vastuseid lugedes sai selgeks, et eelkõige on küsimus just selles, et milline on suhtumine erinevate nii-öelda hierarhiaastmete vahel. Ehk üle poolte tudengitest pidas koostööpõhist kultuuri oluliseks osaks oma ideaalsest töökeskkonnast ning natuke alla 1/3 märkis ära ka mitte hierarhilise struktuuri. Teisisõnu tahab tudeng töötada koostöises keskkonnas, kuid see ei tähenda, et ta juhtimist ei vajaks. Ilmselgelt on oluline, et erinevatel astmetel on vastutus ja ka sõnaõigus erinev. Siiski soovivad noored tunda end sama väärtusliku inimesena endast hierarhias kõrgemal olevatega. Probleemid sellega võivad tulla asjaolust, et kuigi juhtideks saavad reeglina oma eriala jällegi kõige pädevamad inimesed, siis ei tähenda aga see, et neil on automaatselt head juhtimisoskused. Soov ning ka aega olla juht. Ning siit tsitaatide juurest meile kõige rohkem hakkas ka just silma see mõte, et tahaks ideaalne töökeskkond on juhiga, kellel on aega olla juht. Ja viimaks, mida järeldada siis vähim märgitud punktide pealt ja avatust vastustest? Et kuigi kahtlemata innovatsioon ja areng on väga olulised parima ravikvaliteedi tagamisel ning konkurentsivõime tagamisel, siis tudeng ei rutanud neid esimesena ära märkima. Ehk et noore jaoks on eelkõige inimlikud suhted esmatähtsad ja kõik sealt muu juba tuleb lisahüvena juurde. Samas tudengeid siiski motiveerivad väga ka arenguvõimalused. Ehk et näiteks, kui olen tööl tubli, siis saan vaatama minna mingit lahedat operatsiooni võib-olla.
ehk et see on võrdlemisi lihtne viis, kuidas tudeng hea tundega koju saata ning teda edasi ka motiveerida. Okei, kuidas seda probleemi siis lahendada? On selge, et tudengid tahavad seda teist ja kolmandat ja tegelikult me näeme, et ka üldisele töökeskkonnal on need samad probleemid. Üks variant ja nagu meil tuli ka konsiiliumist välja, on kindlasti efektiivsemalt hakata muutustega ülevalt alla tulema, ehk et sealt ladvikust, juhtide tasandilt. Joonistasime teile siia ühe vihmavarju. Ehk et me otsustasime oma mõtteid illustreerida, et väike visuaalne mälupilt endaga koju kaasa võtta. Meie jaoks see koondab enda alla filosoofia, mille abil head töökeskkonda kujundada. Ja selleks on väärtuspõhine juhtimine, mis on siis juhtimisstiil, kus juhid lähtuvad oma tegevustes ja otsustes kokku lepitud väärtushoiakutest. Ja neid viiakse seejuures läbi neid otsuseid kõigil tasanditel ja mõõdetakse ka samuti kõigil tasanditel. Ja aluseks on see filosoofia, kus inimesed motiveerivad ennast oma isiklike väärtuste rakendamise kaudu igapäevaelus siis kõige rohkem. Ehk et kas ma võtan tööle inimese, kes on minu organisatsiooni väärtustega kooskõlas. Ja nüüd tuletage meelde, et mis mõttega teie tulite arsti õppima kunagi. Mitmetel teist on ilmselt peas see, et ma tahan inimesi aidata. Seega, töö sihitunde leidmine ja ometi ka samastumine ei tohiks ju iseenesest meile probleeme tekitada. Nüüd küsimus on see, et kuidas seda arsti sellel teekonnal aidata, sest et arst on üks väärtuspõhisemaid ameteid. Meil on ka mõned tõendid selle kohta, et see võiks arstide töö rahulolu edendada, sest et me teame, et te meid ei usu, kui me teile teadust ette ei too. Ehk et Poliooli ja teised on leidnud, et organisatsiooni kultuuri väärtuste ja individuaalsete väärtuste vahel on kooskõla, siis töötajad on rohkem pühendunud, rohkem kaasatud ja teevad seda tööd efektiivsemalt. Ja samuti teistpidi, et see, kuidas töötajad siis tajusid organisatsiooni väärtustele siis pühendumise taset, see mõjutas oluliselt töötajate kaasamist kui ka heaolu. Ja nüüd teisalt kriisiolukorras me ikka alati näeme, et kust otsast meil maja kõige esimesena lagunema hakkab. Et Dewes ja teised tegid huvitava kokkuvõtte sellest, et millised on need koroonapandeemia ajal täheldatud kõige levinumad juhtimisvead ja mis on need saadud kogemused. Ja nende leidude peal samuti leiti, et kõige tugevamini joonistus välja vajadus selge visiooni ja sihitunde järele, mille nii-öelda lahendamiseks nad siis pakkusid välja samuti seda väärtuspõhise juhtimise mudelit. Teisalt oluline osa sellest väärtuspõhisusest on ka hierarhia tasandamine, millest me siin ka mingil määral rääkisime. Sest et läbi väärtustele toetumise loome me siis nendest ametipositsioonidest eraldiseisva süsteemi, mille järgi töötaja edukust oma rollis hinnata, olenemata sellest, kui vana ta on või kui kogenud ta on. Ja samuti lahutame me selle järgi ka töötajate tehtud vead tegelikult lahti nende väärtusest inimesena, sest et nad on kas kõige julgemad või kõige hoolivamad inimesed selles organisatsioonis. Ja nüüd seda vihmavarju hoiab mõistagi üleval käepide. Meie meelest võiks olla pehmed oskused, sest pehmete oskuste valdamine on hädavajalik tööriist, et kvaliteetselt juhtida. Mis need pehmed oskused siis on? Kui me mõtleme arstile vajalike oskuste peale, siis neid jaotatakse tihtipeale nii-öelda kõvadeks oskusteks või ingliskeelselt hard skills, mis on need tehnilised oskused ja teadmised. Ja siis teisalt ka pehmeteks oskusteks ehk siis soft skills. Ja näiteks võime tuua tiimijuhtimine, konflikti lahendamine, efektiivne kommunikatsioonivõime, meeskonnatöö ning siis ka arstidele väga oluline ülesannete delegeerimine. Siia alla kuulub ka palju rohkem omadusi, kuid tõime mõned paar tükki välja. Keegi meist pole tegelikult ju juhiks sündinud ning juhiks saamine vajab nii teoreetilisi teadmisi kui ka praktilist harjutamist. Ja siis siin tuleme arstitudengi jaoks mängu meie. Saame õppida neid oskuseid ning siis ka rakendada ja kinnistada neid oma organisatoorses töös. Nagu Kristiina tõi ka välja, on nüüd need pehmed oskused meil ka kinnistunud strateegias tugevamalt kui kunagi varem. Aga miks me neid siis nii oluliseks peame ja mis siis teadus ütleb selle kohta? Violet ja teised leidsid, et organisatsioonid, kus rakendati struktureeritud pehmete oskuste programme, nägid paremat meeskonna dünaamikat ja väiksemat töölt lahkumise määra.
Murphy kirjeldas oma artiklis, et tervishoiutöötajad, kellel on tugevad pehmed oskused, loovad paremad suhted patsientidega ja teevad vähem vigu. See juba kõlab nagu lahendus meie eelpool mainitud probleemidele. Nüüd aga väike põige ajalukku. Leidsin väga toreda artikli, kus kirjeldati, et kuidas praegu kirjanduses räägitakse pehmetest oskusteks kui sellisest uuest ja väga innovaatilisest kontseptsioonist, siis tegelikult on pehmeid oskuseid arstide juures juba kõrgelt hinnatud antiikajast saadik. Ja seda rõhutab ka Hippokratese vanne, mis seob arsti kutseoskused tema elustiili ja moraaliga. Okei, aga mis võimalusi meil veel on siis neid muutusi mudeldada? Et oma juhtime mõistagi järgmine päev muuta ei saa, me saame küll sealt töölt ära tulla muidugi, aga me saame mõistagi teha ise ka mingisuguseid samme selle nimel, et sinna parema töökeskkonna poole liikuda. Ehk et me oleme jõudnud lõpusirgele. Teeme viimase lõpusprindi. Vihmavarjus tavaliselt kukuvad ka piisakesed alla, kui teda õigesti kasutada õiges olukorras. Mõtlesime, et me paneme nende piisakestena teile kirja miskit, mida iga üks teist saab siis kaasa võtta siit, et mida järgmine päev kas või töö juures rakendada. Lahuta oma abielutööst. Ehk et igas normaalses töökohas on kindel tööaeg. Töö ja eraelu balansi leidmine on asi, millega me saame kõik üksteisele ka siin saalis näidata eeskuju. Ehk et hoolitse iseenda eest, ole ise heas kohas ja kutsu ka noort, sulgudes noort kolleegi korrale, kui ta sellest üle astub. Sest et me keegi ei ole oma tööga abielus. Oi. Number 2, anna vastutust. Anna tudengile just jõukohast vastutust ja konsulteeri temaga. Nii kasvatame uue põlvkonna enesekindlaid arste. Ka tudeng, noor või õde võib anda ühise arutelu käigus väga head sisendit, näiteks ka patsiendikäsitluse suhtes. Lisaks on vastutusse sisse kirjutatud ka usaldus, mis on tudengi arenguks ülioluline. Ja näiteks võib tuua väikse nipi, et koostöö alustamisel tudengi või noore arstiga tasub läbi rääkida, mis on ootused üksteisele, kuidas peaks üksteist näiteks adresseerima, kas sina või teie, mida ootab juhendaja tudengilt ning mida sooviks tudeng selle aja jooksul õppida ning teha. Niimoodi saab jõukohaselt vastutust ju jagada. Nii, neela ego alla. Nagu me rääkisime ka, siis töökeskkond võiks olla tegelikult ju koht, kus me julgeme üksteisele oma vigadest rääkida, kartmata saada karistatud, sest et niimoodi me jõuame lõpuks kõige kiiremini edasi. Ehk et kui sa teed vea, siis tunnista seda. Kui keegi toob su vea välja, siis julge teda tänada. Ning kui keegi teine teeb vea, siis nagu me juba vanarahva tarkusest teame, kus viganed laita, seal tule ja aita. Mitte ära kritiseeri, vaid aita kaasa. Ning siis 4. pista need tudengi kingadesse. Natukene rääkisime paneeldiskussioonis ka generatsioonide vahest. Teame, et see jääb. See on paratamatus, et lõhed on alati meil omavahel olemas, küll aga saame natukene piiluda, et mida vastaspool võiks tunda ja mida mõelda, et sujuvalt koostööd teha. Seejuures peab ikkagi endast vanemaid ja targemaid ka austama, aga siiski on üksteise mõistmine ja võti just tõhusaks meeskonnatööks. Ja kõige viimaseks, olge head kraadige ja kraadige tihedalt. Et tervisenäitajaid me ju tegelikult kogume patsientidelt iga päev, iga tund, iga sekund, iga minut. Aga miks mitte suhtuda oma tiimi samasuguselt? Sest et isegi kui me ei ole haiged, me oleme ju iga päev täiesti erinev versioon endast ja meie energiatase on erinev. Ehk et küsides kolleegilt, kuule, skaalal 1-10, kuidas sa ennast praegu tunned? Olgu see siis päeva alguses valvet üle andes või pärast mingisugust raskemat case'i või lihtsalt niisama. Annad sa talle võimaluse, et öelda, et kuule, minu tänane maksimum tegelikult ta ei ole nii kõrge, kui ta oli eile ja tegelikult mul on see mure, et see mõjutab mind täna ja seetõttu ma ei suuda seda tööd võib-olla nii palju, nii hästi teha, kui ma tahaksin ise ka seda teha. Sest et me keegi ju tegelikult ei taha vinguda, me lihtsalt tahame muret jagada. Seega kraadi oma kolleege, olukordi, keskkonda ja tee seda iga päev julgelt. Sest et tiimitunne tegelikult tekib kokkupuudetest, nagu siin Kristi ka ütles, et me ei loo seda kultuuri jõulupidudel.
kindlasti natuke seal ka, aga peamiselt ikkagi nende igapäevaste kokkupuudete läbi, et ka valve üleandmine või kiire kraadimine võib olla selleks kohaks, kus me saame üksteise vahelisi suhteid väga hästi tugevdada. Vot ja ongi lõpusirge. Lõpetuseks lisasime siia ka tsitaadi, mille saime oma küsitlusest vastuseks küsimusele, kas on veel midagi südamel, mida tahaksid lisada. Ja üks tudeng kirjutas siis meile, et rohkem sallivust ja usku noortesse, oleme tublid ja tahtmist ning värskeid tarkuseid täis. Oma poolt lisaksime veel, et oleme valmis ammutama kõiki teadmisi ja valmis ise ka paremasse töökeskkonda kaasa lööma. Just. Ja sellega me lõpetamegi täna oma sessiooni. Aitäh teile kuulamast, aitäh vastupidamast päeva kõige viimasel sessioonil. Ja kui on võib-olla mingisuguseid küsimusi, siis me pärast hea meelega teiega seda ka arutame. Aitäh! Aitäh!